Nagu näha, siis näete, ma alustan maskiga, nagu ma eelmises videos lubasin. Ja enne kui video alustaks, siis tegelikult ma vaatan, et mul ei ole särke seljas. Ma unustasin see selga panna enne kui ma filmima hakkasin. Et siis paneme särgi selga. Oba, näete, nüüd on särk seljas. Okei, nüüd on videoga alustatud. Nüüd ma arvu maski ära võtta. Oi, tere, seal on mina siin maskil. Oskasid taimata või? Ei osanud. Lol, prank. Aga teate, mis tunne mul hetkel on või? Just täpselt selline tunne. Ja teate miks? Kuna väljas on nii ilus ilm. Ja siis mina pean siin sees monteerima YouTube'ide videod, mida arvatavasti te juba näinud olete. Lihtsalt saad sa aru, Eestis on nii harva on siuksed ilusad ilmad. Saad nagu eile lihtsalt sadas padutad siin ja siis täna on ilus ilm. Ja siis ma pean sees passima. Mingid ma lähen küll nagu trenni ja ma hakkasin nüüd iga päev jooksis käima. Ma käin every fucking single day jooksis. Ja mingi ma saan välja ikkagi. Aga enne ma pean selle video ära lõpetama. Alla tääl. Ja ma ei tea, kui te olete arvatavasti juba seda tulemust näinud. Aga ma ei tea, kuidas see video mul välja peab tulema. Sest ma filmisin selle veits valesti ja veits niimoodi lohakalt filmisin. Või mitte, ma ei filminud lohaka, ma nägin täiega vaeva. Mina mängisin, ma ei tea, mingi 4-5 karakteri seal on ja. Ma üldse lohakalt teinud seda, vaid nagu mul kuidagi ei ühti need klipid praegu üldse. Issa, mul on nii raske. Ma ei tea, mis ma selle videoga teen nüüd. Ja kes te olete lõpptulemust näinud arvatavasti juba, te oskate öelda, kas see tuli normaalne video või see ei tulnud normaalne video, ma ei tea. Ja ühtes aga ma tegin ühe küsimuse minu Snapchatis. Kui te follow'da tahate, siis see on @kreks124. Ja ma küsisin inimestelt, et kas nad tahavad, et Timo tagasi vlogides oleks. Ma lasin inimestel teha screenshoti sellest Snapist stories, et paljud siis tahavad Timot tagasi. Ja tea mis, lähme otsime Timo üles ja räägime talle ka seda huvitavat uudist. By the way, te ei teagi, Timo sai endale vahepeal oma toa. Jah, näed, see on siin kohe kõrval, näed siin. Timo, kuule, mis teed siin? Timo, ülilitti uudist tahad kuulda või? Vaadake, mis Timol lahti siin on. See on ju minu kanal, näete, ja minge kindlasti subscribe'ige seda kanalit siit, vajutage subscribe ja siis minge siia videos ja siis vaadake kõik mu videod läbi. Me mõlemad Timoga ütleme teile aitäh. Aga Timo, uudis on selline, et ma ükspäev küsitlesin Snapchat stories. Tead, mis Snapchat on, on ju? Muidugi ta teab, tal endal tuleb ka võib-olla varsti Snapchat. Küsisin inimeste käest, et kas nad tahavad sind vlogidesse tagasi ja vaadake seda screenshoti siin. Nagu legit mingisugune 400 inimest screenshotsid seda pilti ja eks mingi 400 inimest tahti, nagu kõik tahavad tagasi sind. Timo, come back. Nii näete, nüüd ongi Timo tagasi vlogis, võtan käes kinni ja ei oota, minu videote tagant ei tohi kedagi ära tirida. Vaata minu videod lõpuni ja siis kohtume minu toas. Cool. Nii, aga teiega nüüd ma mõtlen, ma tahan selle video ära montida ja siis ma teen teiega midagi cool'i. Aga mul praegu aku vilgub, nii et ma pean selle kinni panema. Võib-olla võtan täna jõuksi ka teid kaasa, nii et tšau! Jau, vahepeal on väga palju aega mööda läinud. Ma käisin jõusaalis, ma olen vahepeal süüa endale ostnud isegi. Ma olen vahepeal linna jõudnud tagasi Viimsisse. Näete, see on Viimsi. Ja see oli kõik, mis ma tahtsin, see oli lihtsalt väike update. Ma arvan, ma teen homme midagi lahedat. Vähem ma üritan, ma proovin. Nii et ma arvan, meil on mõttekas kohe minna homsest päev edasi, ärme seda päeva enam reostasin, on ju? 3, 2, 1 ja run. Jau, mina siin. Möödas on nagu, ma ei tea, nalja 2 päeva. Usud sa või usud viimases klipis 2 päeva. See on päris raske uskuda seda. Ja, ma tulin just jõuksist. Näita seda klippi. Nice klipp oli. Ja nüüd me hakkame õega, või mina filmin õele siin video. Mina olen kaameramees. Ja peale seda ma teen teiega megalitt video, mida te kindlasti olete kaua oodama näinud kommentaariumis, seda kogu aeg küsitakse hästi palju. Ma teen Batuudi koolituskeskuse 3. osa ja teie jaoks hakkabki see nüüd kohe pihta, ehk siis lähme Batuudi koolituse 3. osani. Easy boy, easy. Tere tulemast Gregori Batuudi koolituskeskuse
see on kolmandas osasse. Ma ütlen, oli väga raske mõelda uusi trikiideid, mida teile näidata siin. Väga raske siis välja mõelda. Aga ma mõtlesin, et oleks üligeniaalne. Otsusid, et nüüd tuleb hästi tähtis hetk, jutuhetk, nüüd ma pean maha istuma. Oleks üligeniaalne, kui ma õpetaks teile. Ma lugesin kommentaaris, et tahate, ma midagi tõsist õpetaksin teile, et aitab naljast Gregor on ju, et lähme tõsise peale üle ära on ju. Siis põhitrikk üldse batuudi peal, kui sa tahad hüpata mingi trikke teha, siis sa pead oskama sellil hüpata ja perfektselt sellil hüpata. Niimoodi, et sa jääd ka sellil hüppama. Siis ma mõtlesin, ma õpetan selle teile ja mõtlesin, ma õpetan selle teile selgeks nüüd kohe praegu. Ja siis ma õpetan teile selgeks selle triki. Vinge, sobib, okei, alustame. Mikk, võtad hästi veel või? Okei, Mikk võtab veel, väga hea. Alustame siis selili hüppamisest. Esimeseks asjaks pöörst. Nagu alati sa pead jalast maast lahti saanud, pead hüppama õhku. Pead suutma teha süks asja ära, vaata, süks asja. See on raske, aga selle õpib ajapikku ära, see suhtes ei ole üldse hullu. Näed, alustuseks. Kõigepealt pead sooja tegema, sa pead jalad soojaks tegema, raputa ennast ja siis pead nende lihastega siin ja selle lihas ja selle, nende lihastega siin sa pead tegema süks asja. Täpselt süks asja. Ülejäänud töö teeb kõik batuut ja füüsikaseadused sinu eest ära. Näete, nii ja 3, 2, 1 ja nii ja kõigil tuli välja ja siis sa teed 360 maha siit ja siis saavad kõik aplausi. Ma olen nii igatsenud juba seda batuudil hüppamist ja teile seda õpetamist. See on minu teema, see on minu thing. Kogu kanal peakski mul siuke olema. Väga äge. Nii, kui selleks saite hakkama, siis järgmiseks te peate selili kokkuma. See on see, mida enamus julge. Kõik alguses hüppavad niimoodi. Ja siis löövad kuidagi niimoodi peas ja taha ära või kuidagi saavad haiget. Ja siis on jälle nutt lahti ja värki, aga teate, mis ma teile ütlen või? Get your shit together ja tehke midagi hullu eluga. Ei meelde, jah? Jäi meelde või? Ma kõndsin ennast otsa sulle. Okei. Nii, ja nüüd teen ka mina. Mul hääl läks kuidagi laiali. Nii, nüüd teen mina ka sama asja. Proovin oma sita kokku koguda ja hüpata selili. Seesama see jõnk saab enne teha ja Ninja I made it! See mikrofon lendas mul peaaegu suhu lihtsalt, ma ei kujutata, mis heli teil praegu tekkida siin võis. Enam kui sa selle oled julgenud juba ära teha, siis edasi on lihtne, siis sa võidki niimoodi vaata hüppama jääda või siis mida iganes teha. Lihtsalt sa pead harjutama või no sa peadki sükest asja harjutama. Lähed maha onju ja siis hakkad jalgadega otse kosmosesse tõukama niimoodi. Ja muud kunsti siin ei olegi. Nii, ma arvan, nüüd see on teil enam selge on ju, seda pead lihtsalt harjutama, see ajapikku tuleb. Mul tuli see perfektne selili ja hüppamine ja kõik see koordinatsioonitunnetus tuli 10 aastaga. Ja ma arvan, teil läheb aega. Aga nii kaua, kui te seda õpite, siis need, kes oskavad juba seda, need võivad proovida siis seda vägevamat trikki, mis ma teile alguses näitasin. Selle alustuseks te võite oskama õppima back'i ära. Ma ei tea, kas ma teile back'i siin niimoodi õpetama hakkama, kardan video läheb liiga pikaks. Okei, ma teen ülikiire, back'i kiirkursused Gregoriga, see on uus sari. Alguses pead samamoodi hüppama saama, hüppata ja siis see on siuke täielik julgusasi. Siin ei ole mitte midagi õppida, sa pead lihtsalt julgema üle hüppata, nagu kõik inimesed oskavad seda, see on loomulikult sisse kirjutatud, DNA-s sisse kirjutatud, et inimene teeb backflipi, aga lihtsalt sa pead julguse kokku võtma. Pead lihtsalt oma põlved üle oma pea tooma, niimoodi. Mitte midagi muud erilist siin ei ole. Nii näed, see oli Gregori back'i kiirkursused. Ma ei tea, see oli 2 sekundi pikk äkki midagi. Nii, kui sa back'i oskad, siis ütlen ausalt ära. Ma ei mõelnud seda videot läbi enne, kui filmi hakkasin. Ma lihtsalt, näed, õde on mul kaameradega. Ma lihtsalt ütlesin ühele, nii, võta kaamera kätte, panin mikki endale külge ja siis ma tulin siia peale, hakkasin kohe improga mõtlema, mida ma teile õpetama hakkan. Nii et ma siin käigu peal õpin kuidagi ise ka neid asju tegema. Et backflip 360 kraadi teha, back 3 kuut on ju. Selleks kõigepealt sa pead oskama lihtsalt 360 kraadi hüpata. Sa pead õppima üks asja ära. Tundub lihtne, aga paljudel juhtub siuke asi. Või ma ei tea, midagi sarnast, et sa lihtsalt kukkud kuhugi ära ja sa ei teegi seda ära. See on sama lihtsalt harjutamisküsimus, sa pead järjest hüppama ja küll see ühel päeval sul ka välja tuleb. Kui sellega hakkama said, siis saad panema selle eelmise backflipi
ja selle kokku. Magic. Sa pead lihtsalt nii, kuidas nüüd kokku panna, tegid teil küsimus kindlasti, ma tean teil ikka see küsimus, ma vastan teile kohe enne, kui te peate kommentaariumisse minema ja seda kirjutama. Kui sa hakkad päkki tõmbama, siis muidu päkkis tõmbad otse üle, siis tõmbad põlved üle, aga siis päkk 3 kuu ajal sul pole põlvesi või kasutada, sa pead lihtsalt üle tõmbama kuidagi. Sa pead suutma veits ennast üle selle õla tõmmata või ma ei tea, mis pidi sina keerled, mina keerlen üle nagu vasakule. Sa pead ennast üle selle õla tõmbama ja siis sa pead kogu keha twistima kaasa niimoodi, samal ajal kui sa tõmbad üle ennast üle õla. Ja üks trikk või üks nipp, kuidas lihtsam seda kõike teha. Kui sa hüppad üle õla, siis vaata peaga sinna suunas, kuhu sa keerad. Ja terve aeg vaata lõpuni. Kui sa hüppad, siis vaata terve aeg peaga sinna suunas. Sul keha automaatselt iseenesest keerleb, nagu see ei olegi väga keeruline. Lihtsalt nii. Nüüd ma demonstreerin seda, mis ma teile just seletasin. Ma loodan, midagi vähemalt ei loogilist seal. Hüppad, siis hüppad päkki ja samal ajal vaatad peaga terve aeg sinna suunas. See oli küll sketši vaata, sest ma vaatasin terve aeg ainult peaga. Põhimõtteliselt sa saad juba see tiiru ära teha ainult peaga vaadates. Aga nüüd paneme kõik puusad ja kehaga mängu, on ju. Et sa kõik tõmbad kehaga niimoodi. Hästi järsult ja samal ajal vaata peaga sinna niimoodi. Ja samal ajal hüppad päkki, mitte mingi suurt maagiat ei ole. Ma ütlen ausalt, et seda trikki teha, see peab lihtsalt julgust olema. No kui sul on julgust ja sa oled julg inimene, siis sul tuleb see automaatselt välja, seal ei ole mitte mingi suurt maagiat. Magic. Aga lihtsalt need, kes tahavad, siis no ma mingi seletuse siin tegin, näed. Nii, ja nüüd võtame kogu minu õpetuse kokku. See oli vist siiamaani parim batuudikoolituse õpetus üldse. Saite nii palju targemaks. Kogu õpetus kokku. Keerad oma puusi, keerad pead ja samal hüppad päkki. Ja see landing või see maandumine, sellest võid ise kätte saama mingi hetk. See on lihtsalt see, et mis hetkel ennast sirgeks lükata, mis hetkel jalad maa suunas visata. See tuleb ise, see on ka sul DNA-s kirjas, ära üldse muretse. Nii kutid ja nüüd tuleb boonustrikk teile 3. või 4. trikina, ma ei tea, palju ma õpetasin siin. 3 õpetasin vist ära, nüüd tuleb 4. trikina boonustrikk teile, mille nimeks on flip. See on, ma ütlen ausalt, see on raskem kui backflip. Aga seda julgevad kõik teha, sest seal ei ole erilist midagi karta, see lihtsalt tuleb. Nii, nüüd ma näitan teile seda. Front flipil on kõige tähtsam see, et paljud üritavad teha front flippi kuidagi niimoodi, et nad, ma olen tähele pannud, lihtsalt hüppavad ja siis võtavad kuidagi jalgades kinni niimoodi enam-vähem. No ei tule ära, ei no mitte kuidagi moodi tule. Või no, profid, nagu mina olen, siuksed profid, teevad niimoodi ära, vaat seda. Üle lausa. Ma räägin, ma olen prof. Aga ei, front flipil on üks kindel reegel, kuidas selle alati ära teha. Kõige tähtsam on lihtsalt kätega see liigutus. Sa pead tõmbama ülevalt niimoodi hästi järsult alla oma jalgade juurde, jalad kõveraks niimoodi nagu hästi järsult ja tõks. Ja see on suht kõik, mis sa tegema pead. Ja see välja näeb siukene. Ja see on kogu maagia. Magic. Ma arvan, siinkohal see video lõpebki. Mulle teile meeldis see. Kui te veel tahate neid batuudikoolituse osasid, siis kirjutage sellest alla ja kirjutage ka oma selle kommentaariumile juurde kohe, et mida te tahaksite, ma näitan nagu reaalselt konkreetse, mida te tahate, et ma õpetaks. Ja nüüd nagu ilma naljata, mida ma reaalselt õpetaks teile, ilma nagu mingisugust naljata ja kus ma nagu teen mingi ettevalmistuse ja mõtlen teksti ette ja kõike. Sest see praegu oli lihtsalt see, et ma kuidagi tulin batuudi peale kohe improga, kuidagi näitasin teile midagi, üritasin improga õpetada. Mis mul endal pähe tuli, mis minul olid nagu probleemid, et mis mina hakkama ei saanud. Et frontil näiteks see kätega, et mina alguses sellega hakkama ei saanud ja siis see, et kui sa teed back 3 kuuta, siis peaga pead alati nagu keerama, siis see aitab täiega kaasa ja see oli see alguses, mis minul nagu probleemiks sai, kui mina seda alguses õppisin. Aga ma loodan, teile meeldis see video, likeige seda, võite alati ka suubi visata, ma mitte kunagi ei pahanda selle pärast või tähendab subscribe'i, mitte saabi, mitte seda võileiba. Kuule, Kärves, ta ei tea. Aru ei saanud või? Ja näeme teid juba... nüüd homme on reede ja ma lähen Pärnusse. Ja ma olen Pärnus kuni pühapäevani. Ehk siis ma arvan, et esmaspäevast kuni kolmapäevani tuleb iga päev video, kus ma siis olen üks päev Pärnus. Ma proovin siis, kui esmaspäeva tuleb see esimene Pärnu video välja, võib-olla tuleb teisipäeval, siis ma seal Pärnu videos seletan, kuidas mul nüüd need Pärnu videod tulevad. Ja kas ma olen 3 päeva Pärnus ja nendest iga päev ma teen vlogi. Nii et ma loodan seda dope. Ja rohkem ei olegi, kui et olge mõhedad ja näeme varsti. Rahu, Tomi, rahu. Tada!